kirjanikul on see vaimne protsess üsna lihtne mehhanism, et mingi aeg loed, siis loetu koguneb, mingi aeg elad ja loed ja siis see teras vedruna on nii pinges ja siis ühel hetkel kukud kirjutama. Aga kirjutamisega on just see nõks, et mingisugusel nähtamatul hetkel peaks pidama saama. Aga siis kirjutades sel hetkel on see kirjutamise mõnu nii suur, et siis ka järgnevatel päevadel kirjutad edasi sellisest narkoloogilisest inertsist ja kui lõpule jõuad, siis on nii, nagu võhm on nii väljas ja jõudu enam üldse ei ole, on nagu must energia ja siis augus olek. Ja siis ongi nii, et põgened sealt ellu, karmi reaalsusse. Mulle meenub muidugi nüüd üks seik sellest Eesti kirjanike jalgsimatkast Riiast Tartusse mõni aasta tagasi suvel, kus ühel, see oligi jaanipäev, kus siis meie seltskond otsis teed läbi Põhja-Läti metsade, eksis peaaegu ära, jõudis suure tee peale tagasi ja mingil hetkel märkasime, et Mehi Seinsaar oli heal meelel jäänud eksinuks edasi. Et keegi sa olid kellegi öelnud, et sul on kompass taskus küll ja Läti kaart ka. Ja läksid metsa ja kadusid sinna tükiks ajaks. Jah, võib küll öelda, et kompass päästis, ma ei tea, kas ma ei tahaks öelda just elu, et nii päris Amazonase džunglis ma ei olnud, aga ta päästis küll selle, et ma võib-olla oleks ööpäev hiljem välja ilmunud. Et see hoidis suund, aga ma tõesti eksisin ära. Ma lõpuks leidsin ennast kuskil sellises soises metsas, kus oli põlvini, oli vesi ja sumpasin seal ikka tunde. Aga see kõik oli sellepärast, et sa tahtsid eksinuks jääda? Päris nii see ei olnud, et mul oli ikkagi oma idee fiks, et see oli selline palav päev ja lõpuks oli vist pooltel inimestel nagu peas see mingisugune oma, et nad teavad, kust läheb õige tee. Ja siis mina arvasin ka teada, kust läheb õige tee ja sellise individualistina, nagu ma olen, siis läksingi oma õiget teed pidi metsa ja sinna metsa ma siis jäin, aga õnneks tulin ka kuskilt hoopis teisest kohast välja, aga seal padrikus kompass mind siiski aitas, sest mul oli kaart ja ma teadsin, et mis suunas see peab mind välja viima. See suund oli mul teada, ma mäletan, ja see viiski lõpuks sinna välja, aga palju kilomeetrit sellest õigest kohast ikkagi eemal, et ma olen ikkagi eemale läinud ja sealt teed pidi siis ma tulin ripurada pidi sinna Rein Sepa Ipiku kodutalu. Ja sellega meie baaslaagrisse. Baaslaagrisse. Aga see oli väga-väga meeldejääv õhtupoolik see tulemine sealt, sest see Põhja-Läti, ta on selline täielik nagu ääremaa või kolgas, võrreldes Lõuna-Eestiga, kus on nagu rikkad talud, jõukalt elatakse, sa oled Põhja-Läti ja seal on täielik nagu ääremaa. Ja seal kõndid oli väga ilus, romantiline niimoodi üksinda. Teades, et kuskil ees mind oodatakse, seal on võib-olla õhtusöök, võib-olla küll jahtund, aga ikkagi võib-olla oldakse isegi pisut mures, aga see kõndimine oli väga-väga tore, nii et ma mingil juhul ei kahetse seda, see oli nagu seiklus väga-väga, see päev oli minu jaoks korda läinud. Selliseid väljakutseid mulle meeldib endale esitada, et kui ma olen kuskil looduses matkamas, et mulle meeldib käia Põhja-Lätis matkamas ja ka Lääne-Eestis ikkagi rannikul niimoodi 5-6 päeva. Et kui sa küsisid enne, et mis on sul mingi see kiiks, et siis et see on mul küll, et niimoodi 5-6 päeva ma nagu metsikutes oludes matkan ja see on niisugune nagu puhastusmatk või ma nimetan seda Vabaõhukiriku matkaks, et see on siis häädemeestel seal matkan, siis on kõik muutub ka sees, uueneb. Ja seal oli samasugune asi, jah. Aastal 2001 debüteerisid raamatuga, mille pealkiri oli Vanameeste näppaja. Kohe said selle eest väärilise tasu, Peti Alveri debüüdipreemia. Ja pärast seda sa oled andnud 13 aasta jooksul päris suure portsu raamatuid välja. 7. 7 on päris kõva ports.
kas selles on täheldatav ka mingisugune Mehis Heinsaare kirjaniku mina areng? Ja Et sul palutakse nüüd võrrelda oma loomingut ajalisel teljel? see viimane raamat on nüüd esimene raamat võib-olla täiskasvanutele. Et eelmised raamatud on olnud nagu noorukitele või noortele inimestele. Ma ise olen jäänud mõtlema, sest ma olen tähele pannud, et enamus lugejaskond on ikka kuskil niimoodi 20-sed või niimoodi. Täna saalis oli kenake hulk meie mõlema ja Mehise põlvkonnakaaslasi. Kas Mehis Heinsaar on oma põlvkonna kirjanik? Ühest küljest muidugi on. Seda on nagu tunda, et ta esindab seda põlvkonda, kes inimesena küpses, ühesõnaga 80. lõpus, 90. alguses. See oli see niisugune imelik või imeline aeg, kui see vana kord nagu lagunes, eks ju, Nõukogude Liit täpsemalt öeldes, ja uus riik algas, aga see oli üks määratu vabaduse tunne, mitte poliitilises või majanduslikus mõttes, vaid ka kultuurilises mõttes, et sellist vabadust Eesti kultuuris ei ole hiljem kunagi olnud, kui just siis 90. alguses. Eriti Tartus oli seda hästi palju tunda. See oli siis, kui inimesed ei osanud, eriti loomulikult tundlikud noored inimesed, nad ei osanud õieti olla, ka just nagu loomingulised noored, nad ei osanud midagi teha ja siis just sel ajal sündis kõige veidramaid asju Eesti kultuuris. Ei ole juhus, et siis kerkis esile näiteks ansambel Jäääär, siis tehti mingi kõige pöörasemaid teatrieksperimente, Tartus oli neid väikseid teatreid mitu tükki, üks hullumeelsem kui teine. Ja loomulikult ka siis Heinsaar ja tema sõbrad kerkisid tollal esile. Kirjanikest, just tema seda tol aja niisugust kordumatut hullust nagu esindab. Aga tal on sõpru, nagu, kes see sõpruskond neil oli seal Supilinnas, Juka Käärmann näiteks, kes on kunstnik ja oli ka teatri inimesi ja ühesõnaga ta võrsub sellest ajast, selles mõttes on kindlasti väga oma aja laps. Aga teisest küljest on muidugi Heinsaar hästi klassikalise kooliga kirjanik, Eesti filoloogia haridusega ja August Kailiti fänn ja Juhan Jaigi fänn ja selles mõttes see, kuidas ta kirjutab, on hästi traditsiooniline tegelikult see lause nagu. Et selles mõttes kindlasti vanemad inimesed tunnevad teda ära, et see tema stiil on vägagi, võiks isegi öelda, konservatiivne. See on ilmselt ka tema üks menu põhjuseid tegelikult Eestis. Vahepeal käisid köögis, tegid endale kohvi. Kas sinu köögikappis on olemas 2 ühesugust tassi või sa oled nagu tüüpiline Eesti noorem põlvkonna kirjanik, kellel on kõik tassid erinevad ja kõik logodega? Mul on küll 2 ühesugust tassi, aga neid on ka tõesti 2, et neid ei ole rohkem. Aga see konkreetne tass on mul pruudi poolt kingitud kunagi 10 aastat tagasi. Et ma kogu aeg kirjutasin hiljem ja siis siit jõin kohvi ja ka veel seda, et ma eriti nagu ei pese, et see kohvi salvestub siia kõik ennem joodud kohvijäljed, et ta on selline abimees. Kuidas elab sinu üks kuulsamaid tegelasi, härra Paul? Härra Pauliga on nüüd niimoodi, et tema rändab oma radu, et see härra Pauli kroonikad kunagi sai kirjutatud siis tema tegelasena nüüd ta on olnud üliõpilasteatris mõnedes näidendites, aga teda ma enam selles mõttes üles ei soojenda. Aga on olemas üks tema hingesugulane, kes on pisut maisem, võib-olla maisem ja tavalisem olend, aga kes võib ka tulla mängu veel millalgi tulevikus, aga ma temast veel ei tahaks isegi tema nime välja hõigata, et ta on pisut argisem ja tavalisem, aga kindlasti on ta härra Pauli kaugel sugulane. Ajast, mil sa ei olnud veel oma raamatuga debüteerinud, on mul meeles üks teine väga vahva tegelane, sõber Rimpel, kes alati on kuskil ära ja keda keegi pole kunagi näinud.
et sellest ajast on nüüd möödas 13-14 aastat või rohkemgi veel, kas keegi on teda üldse vahepeal näinud? Mul on tunne, et ma nagu oleks teda peaaegu näinud nii mitmeski kohas ja mul on isegi tunne, et ma olen ka teda päriselt näinud, aga ma ei ole teda ära tundnud. Ta on mu üle kavaldanud. Ma arvan, et ma olen võib-olla isegi temaga vestelnud, mitte teades, et ma vestlen Rimpeliga, sõber Rimpeliga. Aga on olnud võib-olla selline tunne. Aga see on tulnud hiljem, et see võis olla äkki temaga, kui hakkan nagu pilti kokku panna, mis nagu ta oli, enam ei meenu. Aga alati on ta sinust olnud siiski vähemalt 2 päeva teinud ta ees? Seda küll. Või kõrval. Kui palju tuleb ette neid päevi, kus sa eladki oma loomingu maailmas ja päris maailma tuled ainult nii palju, kui on vaja köögis selle rohelise tassi siis kohvi kallata? No neid päev ikka tuleb aastas, ma arvan, poole jagu. Iga teine päev siis? Ei, see jääb kuskil ikkagi niimoodi kevade, suve ja sügises. Ja võib-olla on isegi alla poole, kuskil niimoodi 5 kuud äkki seda aktiivset aega. Ma olen selles maailmas seal mõned tunnid ja siis õhtul või hommikul teen ikka midagi muud, et päris nii võimas ma ei ole, et suudan nüüd kohe sinna maailma päriselt ära kaduda päevadeks. Aga selles vaimus või hoian ennast selles meeleolus, mida vajab teatav lugu, et ennast lasta hästi kirjutada. Kahtlemata ma pean hoidma ennast teatavas, ütleme sellises meeleolus ja see nõuab teatavat distsipliini, ütleme vaimset spartalikkust või. Et seda kindlasti, jah. Vaat see on üks tore foto, mis mulle väga meeldib. Jah, erakond oma nii-öelda siis hiilgepäevil, kui 2 aastat ta tegutses, 97-98. Kuule, see oligi esimene avalik esinemine meile, kusjuures Vanemuise fuajees. Ja see oli veel kurioosne, et küsiti piletit, sissepääsupiletit, see oli mingi 10, mina ei tea, mis ta maksis 10 krooni. Rahvas oli vihane, aga rahvast tuli ja pärast selle piletite eest me saime veel mingit honorari ka. Väga õige. Eks peaks rahvast saama tasuta väärt kunsti. Auhinnad armastavad sind. Et kui ma nüüd kokku loen, mis sa oled pälvinud, siis sellest tuleb peaaegu täis komplekt. Peti Alver debüüdipreemia, Kultuurkapitali proosapreemia, Juhan Liivi luuleauhind, August Kailiti nimeline novelliauhind ja 3 korda Tuglase novelliauhind. Mille see tuleb, et auhinnad sind niimoodi armastavad? Ei tea, äkki ma kirjutan liiga ilusasti. Tegelikult ma teen sen eneseirooniaga öeldud. Võib-olla sattus, see oli mingi bingo lotoaeg, see 2001, et siis just sellel oli võib-olla mingi uudsuse võlu, selline fantastiline novell selles laadis, et hästi kaua oli realismi ennem seda kirjutatud ja siis see mõjus väga värskendavalt ja siis ka kohe nii-öelda kamaluga anti. Aga ma arvan, viimastel aastatel on olukord rahunenud, et nüüd ma nüüd ikka väga tihti neid ka ei saa. Selles mõttes on olukord kontrolli all. Veronika Kivisilla, kes on Mehis Heinsaar? Mehis Heinsaar on üks salapärane Eesti hämaralalt pärit kirjanik ja minule on tema looming alates esimestest asjadest saadik väga hingelähedane olnud. Mulle meeldib, et ta kohta öeldakse maagiline realist ja mulle tundub, et inimesed vajavad oma reaalsesse ellu maagiat. Ja tema puhul on lisaks sellele väga võluv see, et ta sellise näiliselt uskumatu loo paigutab tihtipeale geograafiliselt väga konkreetsesse konteksti, et seal on Eesti toredad külakesed, kus toimuvad need lood. Lisaks sellele ta on väga hea nimede väljamõtleja, siin ma tõmbaksin hea meelega paralleeli August Kailitiga, kellel on ka väga võluvad tegelaste nimed. Et need Mehis Heinsaare tegelaste nimed on alati juba nagu selline nauding oma ette. Ja lisaks sellele siis on ta selline tüüp, kes väga naturalistlikke kirjeldusi, tihtipeale isegi selliseid võikaid sisikonna ja seedimisega seotud kirjeldusi suudab ometigi nagu väga kaunilt lugejate ette tuua.
ja see, kuidas tema puhul elusloodus on kuidagi kõik üks, et need üleminekud on hästi sujuvad, kus inimesest võib saada loom või temast võib välja kasvada taim, õide puhkev taim. Et need meeldivad mulle samuti väga. Aga see oli väga huvitav moment Karlova pargis, ükskord oli õhtune aeg, vaatan, et inimesed puude all midagi taskulampidega seal hämaras käivad, vaatan, mida putukaid otsivad ja siis mina vaatasin terve õhtu eemalt neid putukaotsijaid ja siis mul tekkis see efekt, et aga keegi jälgib siis äkki ka mind sealt kõrvalt, kes ma jälgin putukavaatlejaid, et see protsess võib olla lõputu, et ka seda jälgijat omakorda võib keegi mujalt jälgida. Aga keda jälgib putukas, seda ma ei oska öelda. Tegelikult ju eestlane ei armasta ei maagilist kirjandust ega absurdi, et eestlane on niisugune realistlik paksude romaanide rahvas. Aga sa oled oma loominguga ikkagi nagu inimesed ära võlunud. No ma arvan, teatud väikse hulga võib-olla inimestest, et ma arvan, et mul on oma lugejaskond tekkinud, aga ma nüüd ei usu, et ta väga suure arvuline on. Äkki 2000 lugejat on. Kriitikud, kes sind uurivad, on just nimelt enam-vähem sinu enda põlvkonnast või veidi nooremad. Ja võib-olla siis ka need lugejad eelkõige, need kõige suuremad fännid on sinu põlvkonnast või veidi nooremad. Millega sa siis oma põlvkonnale veidi noorematel selle kellukese helisema paned? Mis see võiks olla? No ma arvan, et see on selline hea ja kurja vaheline võitlus. Ja mis seal siis on see oluline, on ikkagi võib-olla see muinasjutt täiskasvanuile. Mingid põhiasjad või see õnne otsimine, hea ja kurja vaheline võitlus, aga siis läbi sellise ulmelisuse mingi muinasjutu maailma ma saan neist ise paremini aru, et see metafüüsika, mis mul enda jaoks on fantastiliste metafooride kaudu või see hingekosmos, see kõnetab siis ka võib-olla mõnda teist inimest. Ma ei oska seda väga tegelikult praegu lahti seletada, et ta on täpselt nii nagu ta on ja tuleb. Ometigi terve ports kriitikuid on üritanud sind analüüsida, isegi üks raamat on välja antud, kus siis on kokku kogutud terve hulk analüüse sinu loomingust. Luhta tulek, oled sa seda lugenud? Põgusalt. Sa seda täielikult läbi ei ole tahtnud lugeda või ei ole julgenud lugeda? Võib-olla ei ole tahtnud ja ei ole julgenud. Võib-olla pigem siiski ka see, et ei ole julgenud, et mul on kerge hirm see, kui ma nüüd sealt loen see kõik, kuidas see on interpreteeritud lahti see asi, see võib hakata kuidagi ajus painama, et ma ei ole seda eriti lugenud, jah. Et loed sealt järsku oma selle nipi ära ja see hakkab ahistama? No näiteks. Me läheme edasi sinna, kus unenäod saavad reaalsuseks ja teejuhiks on Mehis Heinsaar. On üks lugu, mis on selline Tartust mingi pildi annab küll, nagu mingi võrgustiku loob. Vahel harva, kui mõni külaline Suppilinna satub ja Bernardi poolt läbi astub, on ta juba ette kindel, et leiab Bernardi sel viisil mõtisklemas. Silmad poolsuletud laugude all elavalt vilamas, vaikne naeratus suul. Ja külaline teab, et säärases olekus pole Bernardit õige segada. Sellest sünniks ainult tüli ja segadust. Nõnda keedabki külaline enesele ise vaikselt teed, sööb seda, mida kapist leida on, vaatab läbi tolmuse akna tänavale ja mõtleb. Või siis sedamoodi on lood Bernardiga. Kuid see pole siiski alati nii. Mõnikord võib juhtuda, et Bernard ise eneselegi ootamatult end rippmadratsilt üles sajab
veidi kohkunud ja uniste silmadega ümbrust vaatama jääb ning siis otsustavalt tegutsema asub. Ta peseb puhtaks näo ja käed, lõikab küüned ja habeme, paneb selga oma ainsa hallvõidunud ülikonna ning väljub kilekott näpus tänavale. Seal seisatab ta korraks õnneliku näoga, ahmib kopsudesse värsket õhku ning asub siis linna poole teele. Kuid juba esimesel tänavanurgal, Oa ja Kroonoja ristumispunktis jõuab kõhklus talle järele. Nii, kas suunduda nüüd vasakule ja minna jõe äärde parte toitma või valida pigem parempoolne tee ning kiirustada zooloogia muuseumisse, arutleb Bernard. Ja kuna mõlemad kavatsused tunduvad Bernardile võrdselt ahvatlevad, siis jääb ta tänavanurgale nõutult kukalt sügama. Vastupandumatu vajadus teha ühe korraga mõlemat, aga muudkui kasvab. Olukord muutub koguni sedavõrd väljapääsmatuks, et Bernard võtab ette meeleheitliku sammu eemalduda mõlemas suunas korraga ja kuna tahtmised on jaotunud temast täiesti võrdselt, siis imelugu küll annabki Bernardi keha justkui ohates järele ning laseb Bernardil minna nüüd juba 2 erisuunalise Bernardina. Mõlemad Bernardid on väga õnnelikud, et raske olukord neile nõnda soodsalt laheneb. Kuid säärane õnn ei kesta kaua. Juba järgmisel tänavanurgal tunneb Bernard teine, et samavõrd kui zooloogia muuseumi tahaks ta külastada ka oma nooruspäevade armastust ning jällegi tabab teda võimetus otsustada kummagi suuna kasuks. Õnnetu näoga käsi laiutades seisab ta seal seni, kuni vastupandamatu tung 2 eri suunda minna teda taas poolduma sunnib. Nõnda astub Kloostri ja Kroonoja nurgal Bernard teisest välja juba Bernard 3, kel samuti seljas hall ülikond ja käes kilekott, milles vanad Rootsi käärid ja poolik leib. Mõlemad Bernardid kiirustavad tagasi vaatamata oma teed. Mõlemad on ühtlasi väga õnnelikud, et olukord nõnda soodsalt lahenes. Ent ei möödu kuigi palju aega, kui Bernard 2 ja Bernard 3 end niisama täbarast olukorrast leiavad. Nõnda avastab Bernard 3 Taara ja näituse tänavanurgal, et niisama suur vajadus, kui külastada oma nooruspäevade armastust, on ta tung Zavoodi jalutada ning juua seal ära järjepanu 3 tassitäit kanget kohvi. Umbes samal ajal jõuab aga Bernard 2 Anna Haava ja näituse tänavanurgal selgusele, et tegelikult oleks tal vaja paralleelselt zooloogia muuseumiga seista ühes Küüdri tänava kuuris, juua seal vaikides õlut ning mõtiskleda asjade näivuse üle. Vastupandamatu vajadus hargneda korraga nüüd juba 4 suunas on nii Bernard 2 kui Bernard 3 puhul seegi kord nõnda tungiv, et Bernardi tahtejõuetu organism jällegi ohates alla annab. Ja nõnda ruttabki mööda linna nüüd juba 5 Bernardit, iga ühel seljas võidunud ülikond ja näpu otsas tilpnemas kilekott Rootsi kääride ning pooliku leivapätsiga. Mingisuguseid arvustusi sa ometigi ju kindlasti loed, mis niimoodi juhuti kuskil ajakirjanduses ilmuvad. Ja ikka. Kui palju sa siis muigad niimoodi, et tohoo, mida tema on kõik välja lugenud? Mina ainult kirjutasin sellise loo ja vaat, mis tema siit kõik välja loeb. Ikka vahel saab muiata küll. Meeldivad ikkagi sellised arvustused, kus on ka, ütleme, kes on lugenud nagu, ta on ikkagi läbi näinud, on sisse elanud ja siis ka see karm kriitika, kui sealt midagi õppida on, et see pigem ikkagi toidab või aga kui on nagu läinud mütsiga lööma või näed, et tal ei ole see raamat algusest peale nagu istunud ja siis ta on lihtsalt sellest ärapanemise loo teinud, et ja mitte midagi tegelikult sealt mõistnud või aru saanud ega ei ole tahtnudki aru saada, et see jääb nagu küll endal ka hinge täise. Jätta kõrvale see raamat, et vali, mis sulle sobib või ma ei tea. Aga tegelikult on ju sinu looming ikkagi palju lihtsam, kui kriitikud tavaliselt näevad. Tead, ma ei oska sellele isegi vastata, et on palju probleeme küll, mis minu jaoks ei ole lihtsad, millele ma olen võib-olla lihtsa mingisuguse kujundina mingi väljundi leidnud. Aga kas ta nüüd lihtne on, seda ma ei tea, ma ei oska isegi öelda. Hea on, kui ta kõnetab ja lihtsana selles mõttes välja kukub. Et need kui asjad, mille kaudu ma mingi looni olen jõudnud
ei ole sageli üldse üsna lihtsad, vaid on pigem seal on mingi kaos ja ütleme, inglite võitlus teemonitega väga laborintlikke teid pidi. Aga see lõpptulemus võib tunduda lihtne, aga ma arvan, et seal on just see hingus või seal asjas sees, et see, mis on seal ridade vahel, et see meloodia või see loo meloodia, et see, ega ta ei pea olema sugugi mitte lihtne, aga arusaadav, seda ta võiks kindlasti olla. Oled sa märganud, kas sul on ka mingisugused kadetsejaid või kadestajaid? Parodiseerijaid on küll, paroodia on tehtud. No parodeerija on midagi muud, aga mõtlen sellised, kes niimoodi võib-olla kõõrdipilguga vaatavad või mingeid snoobe, kes ütlevad, et see on ju lastekirjandus, ega see ei ole jaa, ikka on muidugi. Kas võib öelda, et Heinzerr Fantasiale saavad pihta just tema eakaaslased, põlvkonnakaaslased, sest täna näiteks saalis meist vanemaid põhimõtteliselt ei olnudki, kui üks eakas proua välja arvata? Võib-olla küll, jah, aga siin võib-olla ka see lihtsalt, et vanem põlvkond ei jõua enam järge pidada selle nii-öelda noorema eesti kirjandusega, et lihtsalt väga paljud pole võib-olla üldse teadlikud sellest, et meil on selline novellist nagu Heinzerr. Ja märkimisväärne on ta juba seetõttu ka, et novelližanrit ju praegu kuigi palju ei viljelda Eestis, et Heinzerr on siin üks väheseid ja kindlasti üks omanäolisemaid, tema käekirja kellegi teisega nii naljalt segi ei aja. Ja tegelikult, kui nii võtma hakata, siis need näiliselt uskumatud lood on täiesti igapäevased, sest et näiteks mul praegu just siin mõeldes meenus see lugu Kõhkleja Bernard, mis on minu arust ilmunud kogumikus Ebatavaline ja ähvardav loodus, kui ma õigesti mäletan. Et seal on lihtsalt üks tüüp, kes nii nagu me ise ju tegelikult iga päev või peaaegu iga päev tänavanurkadel mõtleme, et kuhu poole nüüd minna, kas teha seda või teha toda, minna paremale või minna vasakule. Et see tüüp ka, ta ei suuda otsustada, siis ta hakkab lihtsalt poolduma. Ja lõpuks saab teda 18 tükki linna peale laiali, igaüks ajab oma asja ja õhtuks siis nad jälle niimoodi tänavanurkadel kohtuvad ja kuni lõpuks siis jälle see üks Bernard jõuab oma koju. Et see kuidagi oli minu jaoks nii eluline, et ja ma tihtipeale tõesti tunnen ennast täpselt samamoodi oma igapäevaseid toiminguid tehes. See on mul tuttava tehtud, ta oli seal psühhoneuroloogia haiglas, et ta on nüüd selline tehtud, ütleme, natuke kiiksuga inimese poolt, aga minu meelest väga autentne, selline naivistlik kunstnikinaal, ma pean väga lugu sellest. Ja siis on siin üleval on mingi orkester, üks sõber on mul teinud graafik, seal on džässorkester, need on Tartu muusikud. Ja ta ise on ka muusik ja minu meelest väga hästi õnnestunud. Ega muusikuid ei ole lihtne joonistada, aga seal on ju hoog vaata alati sees. Nii, tundmatu isik jälle. Sõber Juka. See on nüüd see, kellega sa Pärman. Hiiumaa laidudel käisid? Jah, täpselt. See, kes jäi marju sööma, kui sina läksid uppuma? Tegelesin uppumisega samal ajal. Aga äkki see oli järjekordne proovilepanek enda suhtes? Kindlasti seda ta oligi, ellujäämiskursus. No mis see kõige ekstreemsem olukord, kuhu sa oled elus sattunud? Olen olnud üsna uppumise lähedal, et aastal 2006 suvel, see oli 2005 suvel, kummipaadiga sõber Jukaga läksime siis ilma päästevestid tavalise kummipaadiga läksime siis Hiiumaa laidudele sõudma ja siis sõudsime rahulikult ühelt laiult teisele aga lõpuks siis seal see oli vist juba teisel päeval Juka ja sinna saare laiu keskele mingid marju sööma, aga mina avastin seal on veel üks laid ja see oli mõnesaja meetri kaugusel sellest laiust, kus me just parasjagu olime, hakkasin sealt ujuma siis teisele laiule, aga ma arvestanud sellega, et mul on käed väga väsinud ja ma hakkasin lihtsalt poole pealt nagu ära uppuma, et jõud sai otsa lihtsalt ja siis ma olin jõudmas juba peaaegu sinna laiul, aga siis vist haaras mind paanika ja ma hakkasin tagasi ujuma rumala peaga. Kaalukorras inimene mõtle enam. Ja siis oli küll niimoodi, et puhtalt vist oli elutahe nii suur, et puhtalt tahti jõukujusin tagasi, aga kõige kummalisem oli, et ma vaatasin seda enese nii-öelda peaaegu uppumist või uppumissituatsiooni nagu kuskilt telekast kõrvalt, nagu juhtuks see kellegi teisega. Ma ei tea, kas see on siis kaasaja see tehnikaajastu inimese seeski soitus, et ta nii palju kogu aeg meedias sees, et ta on vaadanud mingeid filme, kus ka kogu aeg ju kõik, kas on nagu kogu aeg mingi
hukkumine või uppumise äärel või no hästi palju on niisuguseid piiripealseid situatsioone ja siis lõi nagu ajus samasuguse pildi, et ma vaatan ennast nagu mingilt ekraanilt kui tegelast, kes on siis filmist, et kuidas ma läksin peaaegu, kuidas ma vaevalt ellu jäin või kuidas ma olen uppumas, aga see oli siis nagu olevikus ja juhtus parasjagu, et ma olingi uppumas, et see oli väga jabur olukord. Ja ma olin tõesti, see oli väga, läks napilt. Aga pääsesin. Ja samal matkal me olime ka seal majas, kus muide nagu üsna kindel on, et seal kummitab. See on Hanikatsi-laid, kus siis üks naisterahvas kummitab. Naisterahvad see kummitus ei puutu, aga seal on üks ase, kus kui seal näiteks matkaja, kes on meesterahvas, heidab sinna pikali, siis öösel ta lihtsalt saab nagu külje pealt küünalnukiga, teda surutakse vastu seina kellegi nähtamatu tegelase poolt. Aga siis see Tiit Leito ütles, et tuleb panna küünal põlema, see loodustegelane, ja siis ta ei tule. Et algul, jah, seal, ja väga paljud on seda kummitust seal kogenud Hanikatsi-laiul. Lõpetamine. Ja need on siis? Ema ja siis kasuisa. Siin ma kellegi pool külas. Aga päris isaga, mis läbi saab? Ta elab Ilmartsalu, see väga hästi on läbi, aga vahel käin külas. Sa oled öelnud, et see on skisoidne iseloom, mida see tähendab? Ma ei tea, kas see on tulnud keerulisest lapsepõlvest kaasa, aga teatud lõhestumine nii-öelda hea ja kurja vahel, seda on võib-olla küll, et otsin nagu ülimat ilu, aga mind tõmbab ka elu nagu tumedam pool või öömaailm või nii-öelda demonoloogiline maailm. Et on nagu kalduvus mõlemat maailma külastada ja see on tekitanud võib-olla kerge seesmise lõhestumise ja võib-olla see looming ongi lepituse otsimine selle kahe nii-öelda eri suunas kiskuva kaameli vahel, milles siis ma ise seal nendega pean võitlema, et see valge ja must kaamel, siis et see looming võib-olla on siis see, mis nõelub, püüab seda lõhet kinni nõeluda, et selles pika aja jooksul see lõhe, ma julgen väita, on vähenenud. Aga kui nüüd see päris harmooniani jõuab, see hea heleda ja tumeduse maailm, siis võib-olla ei pruugi lõppeda, aga võib lõppeda ka looming kirjutamise vallas, siis võib-olla tuleb midagi muud selle asemel, mis ei pruugi olla vähem huvitav. Head mehi seinsad, ma oskan ette kujutada, istub, mõtiskleb, kirjutab, muigab. Aga milline see kurjuse maailma mehi seinsar välja näeb? Et kas sa oled valmis mõnikord korraldad draama queenina mingisuguseid stseene või võid loopida asju või? Kurjuse maailm, see on lihtsalt mõtlen tumedaid mõtteid või mitte just kurjategija mõtteid, aga selliseid tumeda maailma tundmusi tunnen või mitte see viimane jutu kogu, siin on suhteliselt tumedad lood või siin on ka, ma ei tahaks öelda, et nagu kurat mängus, aga selliseid demonoloogilisi jutte on päris palju, tumeda maailma lood, et siis võib-olla need lood ise kõnelevad enda eest paremini. Kas sugulased on uhked ka, et nende suguvõsas siuke kuulus kirjanik on? Tead, ma ei tea, osad vist on ja osadel on täitsa ükskõik, nagu ikka. Aga kas Kitzbergi nimeline kool võiks kunagi seda Heinsaare nimelises kooliks? Kindlasti mitte, sest ma arvan, et selline ulmejutud, mis mina kirjutan, see on pigem selline väiksema sellise kirjandus, et Kitzberg on ikkagi suur klassik, libahundi autor ikkagi. No tähendab ühesõnaga ei.